Tere tulemast meie beebipea vlogi. See beebipea mõte oli mul juba algusest peale ja kuidagi lõpus hakkasin rohkem selle peale mõtlema ja mõtlesin, et ma tahan teha seda ise, et ilmselt oleks selle kas või Karl mulle üllatusena korraldanud, aga kuna mul oli peas visioon, mida ma tahan, kuidas ma tahan, keda ma tahan sinna, siis ma mõtlesin, et lihtsam on seda teha ise. Nii et täna on siis peole eelnev päev. Ma lisan siia mõned klipid, mis me tegime sellest eelprotsessist. Esimene pool on Repo. Tahaksid saada kogu joogipoolise ja äkki saame mingeid taldrikuid, kahvleid. Vaatame, mis me leiame, mingit toitu ka. Hakkame kuskilt otsast pihta lihtsalt. Ja alustame, me võtame Bentley'le maiused ära. Ma mõtlesin, et lähme ühtest äärde ja tuleme inimestele läbi. Alustakski sealt, sest et siin meil ehituskaupa pole midagi. No seal vahepeal ta on kutsudevad. Siis me hakkame ikka vahepeal pihta. Ega meil ei ole lõpust vaja, mis sa tahad potte ja taimi osta või? Sulle just nii meeldib, sa tahaks siin iga pool käia ja lemmar. Andri alused 600 eurot. 221 ainult. No meil päris palju asjad jäid saamata. No aga kallis osa ikkagi alkohol, mis saime kätte. Jah, siin on need 4 kotitäid asju seal, laudlinad, siin on väga palju jooke, topse, toidukraami. Ai. See on see, miks meil seda käru vaja on? Jah, sa juba ootad seda baby käru. Kogu aeg on vaata. Jah, see on väga kepp. Nüüd me oleme ühte poodi veel, vaatame, kas saame kõik, mis meil puudu jäid. Just valmis meie viktoriini küsimused koos punktisummadega. Siin on 5 erinevat kategooriat ja iga lehe all on küsimus koos vastusega. Siin me mõtlesime täna välja küsimused. Tegisin printimistööd. Ma kujundasin Cookeri kinkekaardid ja panen siia kohe need koodid. Need siis saavad meie viktoriini võitjad. Panen sellistesse kollastesse ümbrikutesse. Siis siin all, mul seda koodi ei saa näidata, aga siin all on albumi QR-kood, kus siis meie peolised saavad pilte kohe talletada. Nagu te klippidest nägite, siis me ostsime ära poekraami. Mul on veel puudu värske kraam, mida ma ostaks siis ilmselt homme hommikul, et nad ei seisaks üle päeva nii palju. Ja äkki on mingid asjad veel puudu, siis ma saan nende järgi minna. Aga korraldusliku poole pealt tegin igasuguseid silte, mis on siis mõeldud selleks, kuhu saaks jäädvustada pilte. Meil on beebiraamat, kuhu saavad inimesed kirjutada. Selline on see beebiraamat. Me trükkisime siia peale tema ühe nime, mida me peol avalikustame. Aga siin on täiesti tühjad lehed. Ja ma mõtlesin, et paneks siia esilehele mõned ultrahelipildid. Et ma ei tea, kas ma hakkan kõike panema. Igastahes ma mõtlesin, et see raamat võiks jääda talle. Et lisaks sellele beebipeole saab siia veel jäädvustada pärast mingisuguseid sündmusi. Et paneme siia, aga ma ei teagi. Ma ilmselt lõikan ja kombineerin kokku. Vaatan. Midagi välja mõtleme. Me juba maal, nii et Terlil on siin nii palju tegemist. Ära palun karju. Jah, emme tahab rääkida. Ma mõtlesin ühe ideena, et külalised võiksid teha midagi, mis jääks pärast alles meie lapsele. Ja ma leidsin sellise idee, et ma joonistasin 2 pilti. Ja iga külaline saab siis oma sõrmejäljega teha õhupalli, selle tegelase õhupalli nööri külge siis.
et pärast ma saan teha kenasti need õhupallideks ja panna raami sisse ja meile lapsetoa seinale. Nii et see oleks selline üks äge asi, mida ka meie laps saab nii-öelda näha tema beebipeost. Ma sain just valmis need pildid, kuhu ma tahaksin siis, et iga külaline teeks oma sõrmejäljega õhupallid. Üks tuli selline kaelkirjak, teine tuli mõmmi. Mõte on panna need pärast lapsetuppa seinale, niimoodi kõrvuti ilmselt, ja siis tulevad siia need õhupallid. Meil peaks tulema kokku umbes 30 külalist, nii et umbes 15 ja 15. Ma mõtlen, et ma tahaks teha need nöörid valmis, et siis saaks enam-vähem suunata, et nad oleksid puntras koos, mitte liiga laiali. Nii et ma hakkan neid nööre tegema. Musta markeriga jäid ülikehvasti need jooned, aga tegin lõpuks musta pastakaga lihtsalt üle. Ja enam-vähem on okei. See akvarellvärv, millega ma tegin, minu meelest jäi väga hästi selle paberi peale, lõuendi peale. Siin natuke muretsen, et ma tegin liiga kõrgele. Et need jäävad liiga serva need pallid äkki. Aga ma loodan, et äkki tuleb välja. No siin sattus liiga lähestikku, sest ma kartsin, et mul ei mahu üldse ära. Ja ma tegin praegu ühe vähem meie külaliste arvu koha pealt. Igaks juhuks äkki keegi viimasel hetkel hüppab alt ära. Aga me teeme Karliga näidised ka, ehk siis oma sõrmed paneme juba ära. Et siis teistel on hea vaadata. Mul oli selle beebipeo korraldamisega kiire, sest viimasel hetkel ma mõtlesin, et ma tahan ikkagi teha seda õues. Ja ainukene selline ilus ja hea variant on minu vanaema aed. Ma praegu vaatan siin, et siin on tohutult palju lilli. Et ma ei tea, kuidas ma kõik need inimesed siia ära mahutan, aga see on tänane suur missioon. Ehk siis see kuupäev pidi tulema väga kiiresti, et saaks arvestada sooja ilmaga, mida praeguse prognoosi järgi on ja ei luba ka vihma, mis on super. Ja õnneks ka peaaegu kõik inimesed, keda me kutsusime, saavad tulla. On üksikud tõesti, kellele ei sobinud see kuupäev, aga nendega saab teha hiljem midagi muud. Aga peaaegu kõik on kohal. Aga ma just jõudsingi koertega maale. Karlil on täna tööüritus, suvepäevad. Nii et tema tuleb homme hommikul. Ja ma pean saama üksi kõik asjad täna valmis. Õnneks mul tulevad kõik täditütred appi. Ja vaatame, kas me saame tehtud. Kõige esimene missioon oleks paika panna kõik lauad, toolid, otsida välja kõik võimalikud variandid, mis me leiame, kas meil on piisavalt, äkki peame kuskilt juurde mõtlema. Siis on vaja puhuda kõik õhupallid ja panna mingisugused dekoratsioonid paika. Ja siis äkki saame hakata tegelema ka söökidega. Ja et kuna mul on plaanis kõik ise teha, siis mõtlesin, ma tulen võimalikult vara. Et ma jõuaksin kenasti homme lõunaks kõik valmis. Vot, nii et ma jäädustan teiega, mis me siin kõik teeme. Ma olen siin korralik lilleaed. Ma mõtlen, et sellest katuse alusest võiks äkki teha nii-öelda söögistationi, et võiks olla ümberringi lauad. Ja siia võiks tulla ka suurem osa kaunistustest, näiteks sinna ülesse, ja siia võiks need õhupallitornid tulla. Siis see võiks jääda istumisalaks ja äkki ühe istumisala saaks teha veel sinna. See oleks üks mõte. Ja äkki siis mahuvad ära, et võib-olla saab panna kuskile veel, näiteks sinna toolid, lauad, et siia tegelikult ka saab. Et äkki mahume ära, kas meil on piisavalt palju toole ja laudu peab vaatama. Aga siin on korralik lilleaed. Peaks midagi lauale kimpudeks ka noppima siit pärast. Siin käib üks usine õhupallitöötuba. Coach üksi puhunud kõik need õhupallid täis.
noh, jaksad veel või? No video peale ei jäänud, nii et no big no proof. Me tassisime siia lauad, toolid, tulevad kõik laudlinad ja katted peale. Natukene ebatasane on see pinnas siin, aga peab hakkama saama. Tere! Üks uss on valmis. Natukene siia veel jäi. Vaatame, kas saame kuskile külge panna. Aia kaunistamisega me oleme ühele poole saanud enam vähem. Homme on vaja panna lihtsalt laudlinad laudadele, lilled vaasidesse, mingid õhupallid on vaja veel panna teeviitadeks ja aia juurde. Siis on vaja veel šampuse laud valmis teha, panna need mõned pildiraamidega sildid laudade peale tegevustega. Ja nipet-näpet veel toidukraam panna lauale ja nii edasi. Aga täna mul on vaja nüüd toidud teha valmis. Ma saan teha valmis pulgakoogid ilma glasuurita, muffinid ja lavashi. Ja rohkem ei saa vist midagi teha. Siis saaks minna teha magama. Minna laps käis mamma peenrast peiti otsimas. Leidsin salatilehte lavashi jaoks. Kookide jaoks ma sain küpsised purustatud. Kasutasin neid krippkotte ja tainerulli. Unustasin tädi käest uhknit küsida. Ja nüüd ma sulatan võid. Ja siis lisan toorjuustu. Teen pallikesed ja panen külmkappi. Sellised püksid. Hakkan nüüd pallikesi vorpima. Ja lapsed juba läksid magama, nii et ma pean üksi tegema seda. Täna on metsik hommikald. Ma olen hommikust saadik sööke vaaritanud. Just see valmis. Ma lähen vaatan, mis seal aias toimub. Esimesed külalised vist on kohal. Aga ma arvan, et seal on päris palju asju vaja veel valmis panna. Ja ma näitan, mis me teinud oleme. Öelda tšau! Tšau! Ütle nüüd, tere vlog! Tere vlog! Koos, kas tuled ka ütled tere vlog? Tere vlog! Ei, ma joonistasin jah. Mina arvasin, et ma oskan joonistada, et ma tutvusin Kadriga. Sajad. Oi, ma rikkusid mu kaadri ära. Palun vabandust, kas sa filmisid? Sorry. Kõik kui loogare pealega. Vastad. Keegi juures käinud, tere, ütle tere vlog. Tere vlog. Üheks meelelahutuks on Viktoriin. Paneme seda tapood paika. See on vist kuldvillak tegelikult. See on kuldvillak jah, aga see on nagu meie 6. Alkohämbri kõrval. Siin on alkoholivaba ka. Tulevast lapsevanemad teid. Siin on vähe. Siin on alkoholivaba ka. Ei olegi igavene suus. Vaatad pilt. Te peate kõik ilmselt mõistlik on tiimi mõttes just väljas. Ja kui ei meeldi, siis peab meeldima. Mis oli Karli esimene amet? Sigridist. Mis oli? Autopesija. No, mul käisin... Sigridi käsil oli kõige enne käis Sa ei vaadanud mu poole. Ma vaatasin küll. Tahad soopida?
muruniitsid Jah, enne. mis järgmiseks? Muidugi, sa olid mul lasteaias, miitsid muru. Ei, aga see tuli samal ajal. Aga pesu see... Niipil oli enne. Nii. Mis alevis asus saates ehitatud maja? Keetu! Loo! See oli kiiruse peale. Viktoriiniga ühele poole. Selgitasime võitja ka. Kõik said auhinna. Ja nüüd ma lähen teen lõpuni magusa. Mul sai muffinite peale kreemimaterjal otsa ja tädi käis 3. korda poes. Tõi juurde ja ma teen selle kreemi valmis. Siis viime aeda Perli ja siis teeme pildistamise ja vaatame, mis veel. Lihtsalt hakkas ära minema ja vihma hakkas sadama. Ideaalne ajastus. Tulime peitu nüüd. Tahaks neid avada. Väga ilusad, kollased. Mis sa ütlesid? Ma tahaks ka. Sina tahaks ka või? Vlogist vaatad siis pärast? Nali! Vau! Ainult selle pärast tulegi. Okei. Muidu nii kauaks siia ei mõne kinkele. Kõik see pole sinna. Nojah. Kõige põnevam. Kust me alustame nüüd? Võta näiteks see. Kõik on... Alustame sellest teist. Nii, No ilusad kollased lilled. Lehetud lilled. Ja see on Siigur. Restaurant Collection. Oho. See on vist rohkem meie peale mõeldud, laste peale. Laste. Tuleb nüüd. Näe, siin on kõik. Paju, villa, noa, mingi frestos saab kasutada. kokko. See läheb ikka. Kulub. Kuni 2028. No siis jõuab. Vahvaid asju. Nii, ma paneks selle kõrvale üks. Birgit tahab näha seda kohe ja Birgitil on see laama ka siin juures. Vaata siin küüna. Mõtlesid, see meenutus ka kirjakud. See on väga nõnne. Nii, see on reisilt vist toodud. Mina see reisil käisid. Eelmine aasta. Täpselt aasta tagasi. Päris äge. Kus sa käisid? Hispaania. Kõik ütles, et ma tean, mis on sees. Nii, vahva. Tahad pakkuda või? Ei. Seda, mis me tahtsime ka kinkida. Kui vahva. See on küll väga tuus. Tahtsime Birgitile avansid, aga ma ei leidnud nii kiiresti. Prisma? Jah, ma ei tulnud jah selle See on väga äge. Eesti saab äge onupeikaga matchida. Sul on ka vaja nüüd selliseid. Sa kannab anda. Mul oli siuksed kunagi, kogu aeg kandsid. Aga nüüd? Sai kuskilt matsa, ise sul täis. Nagu need valged konversid, kogu aeg olid ma ei tea mitu paari mul neid olnud on. Aga see on päris suur number tegelikult. Kõige väiksem vist oli 4,5. 4,5 või? Nii suur. Aga nüüd võite suva. Mis siin veel oli? Mänguasi? Närimismelu. Aga ma ei tea isegi kust või kes need... Ma ka kõike ei mäleta. Seda ma tean, et siin Grete ja Hõuama. See on... Risti? Ma üks arvasin, et see on Risti. Aga see igemetama, see ei ole see jah. Huvitav jah, kas kõikidel... Kõik ei ole polnud, vaata, nimesid juurde. Nüüd peame otsad kokku viima. Seda otsa ma ei vii kokku, ma ei tea. Oih. Nii, see pidi olema üks vahva asi. See kingi idee on võetud Maljulandist. Grete küsis seal foorumist, et mis on head ideed, mida kinkida. Veebiluuvist. Mul on loodud kinni oma Nii. Nii, seal on mingi asi. Tema vist ei ole kuulnud sellest, aga see vist on äkki see White Noise'i see jäves. Siin on resiiv, 5 naturaalset mingit rahustavat heli, öölamp, raputuse mingi resiim, klassikaline muusika. See on salvestab heli ka, nagu teha, sina võid laulda lapse laulu siia sisse. Smart Cry detektor, kui hakkab laps nutma, siis hakkab ise häält tegema ja rahustama. Mis see on? Meil on... Kas nagu südame tuksid on ka ju? Ta on nagu... See on sama hääl, mis ta ilmselt sinu seal kõhus vee all nii-öelda tunneb. Väga äge. Meelest trukkud.
ja Liisa ja Loore. Ma olen kuulnud sellest brändist. Vaata kui nunnud. Papud või? Jaa. Henkud. Oi kui nunnud. Pusar. Ma olen nii 0–3 kuu. Kui nunnud. Väga nunnud. Siin kirjas on. Väike ime, mida oodata, suur armastus, mida jagada. Loore ja Liisa. Väga armas. Jaa. Papa Villan seal. Väga nunnud. Mind huvitab see, mis isa tõi. Ta ütles, et see on midagi... See on mingi pilt. Ma arvan, et pilt minust äkki lapsepõlves või midagi. Beebina. Ma ei tea, kust ta sai seda. Mul pole õrna aimu ka, mis pilt see üks olnud. Ma ei saa ütleks mälestuseks. Huvitav. Ma ei kujuta. See taga on küll kirjas ka. Armas väikemees, oled väga oodatud kõikide rõõmuks. Vanaisa Valter ja kasvuvanaema Erika. Ma vaatasin, Mart pani küll oma vanaisa. Jaa, pani jah. Mis need jõudsid enne pildid välja printida kui meie? Jah. See võib juba minna küll, jah? Jumala hea, jah? Isegi meie ei jõudnud veel välja printida neid. Hästi. Ma olen üllatunud. Isa puhul ma ei tea, mida oodata. Ma vaatasin ka seda pakkuvabalit, siis ma mõtlesin, et äkki mingi nostalgiaga mingi sinu lapse. Ma mõtlesin ka, et see on minu lapse peale pilt. See on ju reaalselt nüüd jälle. Eriti tark võttis meie Instagramist või? Nii hea kvaliteet. Nii hea kvaliteet on ju. Padi ja tekk. Ma vist lahti tee, aga siin on jah, siin on padi ja tekk, aga millal ta seda patti kasutab lõpuks? No, ikka see on. On ju tuppa ikka. Sa! See on ka mõnus pehme seal. Vaata, kelle oma see oli? Lauri ja Anna peal. Tadaa! Emme need kiikisid vist ka. Siis ma ütlesin, et ma tahan neid mähkmeid just saada ja ma sain neid. Vot need on õiged mähkmed. Väga hea. No, see oli Lauri peal auto asjad. On jah, auto teemalised. Ma sain ka nende märgmise sellega ambel. Alates 3. kuust saab. Jah. Väga vahva. Ütlevaid nagu, et sellised sõbrad oskavad ka teha. Lauri tuli eile vist. Jah, eile peol küsis mult. Kas sinna tuuaks kinnitusi ka? Et ta täna hommikul käis otsimas seda kuskil. Siugart. Ja ma ütlesin, et ei pea tooma, et keegi ei ole kohustatud tooma. Nii. Kelle poolt see oli? Ma ei mäleta. Mamma, papa. Mamma, papa. See on see, kas on see rätik selle puutsiga või? Aga jah. Nii, mis need on? Kas sul on kaelkirjak või? Jah. Selge vaid. Mis see on? Mingid tekid näpis, jah? Mis siin jälle? Järgmised stitchid! Oh my god! See on äge. See on väga äge. See on ujumismüts ka. Ja see müts ka, need on need klassik lapsed, vaata see tagant on see löötendub. Jumala äge. Mis see, kui suurus on? Kas see nüüd suvel jagub või? Peaks jah, 9–16. See oli tagurpidi ja ma nägin ainult seda. Ma mõtlesin, mis asi see on. Kas ma julgen välja võtta see mingi harjutusnibu või midagi. Aga need on vannimängu asjad, on ju? Jah. Pole ütlegi või? Saab trikoo selga panna ja vannimängu minna. Need on esimesed. Aga see näeb tõesti enne meeldi välja. Oled valmis? no, üllatame. Papsi lemmikud nii, et ma 2 tükki oota. Oissid, see on banaani jama. On neidki kirjad. Väga äge. Nii, siin on need mähkmed. Juhu. Kas see on mingi ise tehtud või? Ja see ka. Emmel on äär tegemata. Ütles, et ma jätaksin selle leikudele, et ta lõpetab selle ära. Aga selle teki ta ise tegi. Väga äge ju. Süda, kiisu, näku, kutsu. Ka pisika tekib ka. See on ka jumala äge. Kutsu. See on ju meie kutsud ju. Vist jah. No natuke teised kõrvad vist on. Väga tore. Nii, siis on mähkmed. Näed, ma tahtsin seda hügieenitarvet. Siin on termomeeter olemas.
aspiraator. Kraadiklaas on ka, meil just räägitigi, et kõik võtavad selle termosele. Vaata korviku ka. Ossa poiss siin ka veel. Vaata siia põhja on ka joonistad midagi. Elevandi. Oih, siin on veel asjus. Korralik pakk. Mis siin veel on? See on nina. See on see, mis meie kinkisime, vaata neile. Siis, kui me uudist teavitasime. Nüüd andis selle tagasi. Okei. Ja see ka oli. Selle sama karbiga vist andsimegi ju. No jah, muidugi. Ma mõtlesin, tuttav karp oli. Ja need vatitikud ka. Teemad. Väga tore. Väga praktiline. See on palju põnevam nagu enda kink avada. Jaa, ei tea, mis siin on. No siin me aimame, mis on, sest meilt küsiti, mida me vajame. See on põnev. See on põnev, jah. Sellega see on nüüd nimekirjast võeti. Kas see on hitt või mis? Ma ei tea. Tormivaal. Ma olen seda lugenud. Mul sellel Oscaril oli see raamat, ma lugesin talle lõununeks. See on tore raamat. Nii. See on nüüd see mängumatt. See ei ole vist see... ikka on. Kaarega jah vist ikka. Ma just mõtlesin, kas see on kaarega. Ei hakka vist praegu lahti tegema. Ei hakka vist jah, teeme uues kodus. Väga lahe. On seal või? Kas on see sama? Ei ole see sama. Aga ma olen seda Mom Goes'i oma kuulnud. Väga lahe. Vaat tagasi. Nii võib-olla mõtleb, et mis imelik kutsusa seal laua peal on. Räägi siis oma kutsusa. Ma saan minu meelest, kas ma sain selle esimese aasta sünnipäevaks? Esimeseks sünnipäevaks? Mina kinkisin. Sina kinkisid? Mina kinkisin. Esimese aasta sünnipäevaks siis ta oli väga räsitud ja kõrvad olid katki. Kõrvad olid katki, oli mingi punane paan ja teeme tegi selle korda, tal on uued kõrvad. Ta on pesus käinud. Ta on mingid uued õmblused. See oli ka minu tekk vist või? See oli minu mingi beebitekk. See on vankritekk. Vankritekk. See on vist korda tehtud. Kutsule pandi tekk peale. Aga võt see nüüd tuleb meie lapsele siis. Kekas. Partneri kinkekas. See läheb alati... Me just kulutasime ära, nii et kulub. Seda läheb alati. Seda kulub. Nii. Siin saab aru, kes on toonud. Mul on samad vist olemas. Mimmiga me valisime, mäletad? Aga neid kulub selles mõttes rohkem. Paddington. Siin on jube värvilised asjad küll. Ma tahtsin just öelda, et see on otse Londonist toodud. See on otse Londonist. Näed. Nime pole Paddington kaasas. Nüüd ma sain aru, jah. Jumal äge. Londoni sokid. Vaata. Me käisime reisil selles poes, kus olid need vannipardid. Terve pool oli ka ainult vanniparte. Pluus, podi. Kas see on ka Londonist või? Ei, see ei ole Londonist. Teised on Londonist. See on igav Eestimaa kraam. Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et äkki ma ei taba ära või midagi. Väga tore. See tõesti on nagu, ei olnud üldse korduvaid asju nagu, nii praktilised. Kõik lähevad nagu kasutusse, mis ühti kassi. Ei ole jah, ma muretsesin, et see vannitermomeeter sulle ütlesin vaata, et äkki keegi juba kinkis. Nojah, aitäh kõigile. Aitäh. Võtke heaks. Saab tuba jälle asju täis, rohkem asju, mida korida. Lemmad. Kuidas sa peoga rahule jäid? Peoga rahule või? Väga tore oli. Ma arvasin, et inimesed ei... Et nagu rohkem niisugust vahtimist vaata. Eestlaslik, igaüks istub oma nurgas ja ei suhtle ja... No veits oli, aga... No mingid jah, kes olid nagu eraldi, need olidki algust lõpuni eraldi. Aga paljud läksid ka segunema juba. Pluss õpetaja peab lõuga ära. Jah. Vaata siis sinna ka. Ma lõpetan nii, nagu ma tavaliselt lõpetan. Peaga.